et miks ma selle raamatu kirjutasin? Sellepärast, et mul õnnestus endal niimoodi, et mind koondati 2,5 aastat tagasi. Ja tegelikult see raamat ongi sellest ajast, mis ma siis pärast töölt vabaks jäämist olen teinud ja mis hirmud sellega on seotud olnud ja kuidas ma olen siis otsustanud, et mis valdkond see on, millega ma tegelen. Ja see on selle mõttega, et see oleks abiks teistele inimestele, inspiratsiooniks ja selleks, et nad lihtsalt mõtleksid, et võib-olla mina saan ka seda niimoodi teha või ma saan natuke teistmoodi teha. Ja selle jaoks ma olen sinna kogunud ka 19 teise inimese lood. Et siis nemad on rääkinud ka erinevatest etappidest oma elus, et mis puudutab tööalaseid otsuseid. Või töö ja elu on hästi omavahel seotud, et ma ei erista seal nii väga selles mõttes tööd ja elu. Aga et need inimesed, kes on tundnud ennast tööl ebamugavalt või kes on leidnud endale mingi uue ala, et siis nemad on ka kirjutanud sinna raamatusse, et mida nemad on teinud ja tundnud ja kuidas neil on läinud. Minu esimene haridus on majandusalane. Õppisin Tehnikaülikoolis ja pärast tegin veel magistrikraadi Saksamaal. Aga just see aeg saigi minu jaoks otsustavaks, kui ma õppisin tundma tervislikku eluviisi ja keskkonnasäästlikku eluviisi ja sattusin esimest korda joogatundi. Ja sellest ajast peale mul on jäänud mingi selline tunne, et mina tahan ka olla joogaõpetaja või tahan ka õppida joogaõpetajaks. Aga tol ajal mul ei olnud aimugi, kus seda saab teha või. Ja ma tulin Eestisse ja ma töötasin väga huvitavatel ametikohtadel, oma erialastel. Aga millalgi hakkasin tundma, et minu muu elu, jooga ja kirjutamine ja mis ma veel tegin, ökoehitus ja sellised teemad, nende peale läks mu päevast nii palju, et ma hakkasin mõtlema, et mul ei ole aega tööl käia. Ja siis tasapisi nendest saigi minu uus tegevusvaldkond, kuni siis mind ka koondati ja mul jäigi aega 100% oma lemmiktegevustega tegeleda. Ja ma tahaksin teisi ka innustada leidma seda valdkonda ja leidma seda töötamise vormi, sest mitte kõigile ei sobi kodus töötamine ja nagu öeldakse, et kui sa vahetad valdkonda või vahetad töötamise vormi, siis esimene aasta on nagu Ameerika mäed, et võib emotsionaalselt ja finantsiliselt hästi turbulentne olla. Ja seda kõike ma proovisin läbi ja kirjutasin siis sinna raamatusse ka, et mida see tähendab. Ja kuna mul on kirjutamine ammu meeldinud, seda ma olen raha eest teinud juba umbes 14 aastat, siis ja alati mu artikleid igal pool ajakirjanduses lühendatakse hästi palju, siis ma üks päev lihtsalt võtsin kätte ja kirjutasin raamatu. See oli minu esimesest vabast aastast, mis ma võtsin 2 töökoha vahel ja jälle teisi inimesi inspireerida. Selle pealkiri on Out of Office ehk aasta kontsakingad. Ja teine raamat on joogast ja tervislikust ja õnnelikust elustiilist ja selle pealkiri on Hingele pai. Ja seda on Eestis hästi palju ostetud ja seda teatakse hästi palju ja see rõõmustab väga mind. Ja 3. raamat ongi Leia oma tee. Esimest inspiratsiooni selle jaoks ma sain tegelikult Austraaliast, kus ma käisin life coachi või nagu elunõustaja juures. Mulle meeldis, et ta ei olnud nagu ainult karjäärinõustaja, vaid ta oli nagu elunõustaja, sest see on kõik üks tervik. Ja siis hakkas mind see teema huvitama ja mul on ka üks tuttav inglasest life coach, siis kohtusin temaga ja rääkisin sellest ja oma elust ja siis hakkas mind teema veel rohkem huvitama ja ma uurisin selle kohta ja oma kogemusest siis kirjutasin selle raamatu.